õhtust. Minu nimi on Raivo Ird. Ma olen ajaloohuviline siit samast lähedalt metsast. Selline kohalik vanapagan. Ja ma tahan... No ma vahepeal kasvatan natuke pikemaks, siis kui ma pean jälle vanapaganaks kehastuma mõnikord. Ja ma tahan teile täna natukene rääkida ajaloost, lugeda natukene raamatuid ja näidata pilte, et meil oleks elu siin natukene huvitavam ja silmaring ka laiem. Ja jutt on kahes osas. Esimeses osas ma räägin, mis see muinas Eesti üldse endast kujutas ja millised kultuurid siin elasid. Ja teises osas ma räägin sellistest tegelastest nagu džuudid, et kes nad siis olid või kes nad ei olnud. Ja miks me sellest ajaloost üldse räägime või miks sellest võiks rääkida, et milleks on vaja teada neid ammuseid ja vanu ja ammu unustatud asju, et palju lihtsam oleks ju elada muretult praeguses hetkes. Aga kujutlege ette, et te ärkate äkki ööl hommikul ja te ei mäleta mitte midagi eilsest päevast. Noh, on selliseid ka muidugi, et juhtub, et ei mäletagi vaata teinekord. Aga inimesel, kes ei mäleta oma eelnevat elu, tal ei saa olla ka mingit aimu ega arusaamist olevikust ega ammugi mitte tulevikust. Ja ajalugu ongi rahva ühine mälu. Ja rahvas, kes ei tunne oma ajalugu, on nagu inimene, kes ei mäleta eilset päeva. Et ta on selles maailmas üsna abitu ja ta ei saa üldse aru, mis toimub ja miks kõik kogu aeg halvasti läheb. Näiteks võime tuua, et ajaloolise statistika põhjal on moskoviit rünnanud Eesti territooriumi keskmiselt iga 50 aasta järel. Ja seda juba umbes 1000 aastat järjest. Siis on isegi pikk vahe olnud. Väga pikk vahe on olnud praegu, jah. Ja me ei tohi seda unustada ja ei ole mitte mingit põhjust arvata, et see on kuidagi muutunud nüüd, et seda enam ei juhtu. Nüüd lisaks sellele, et ajaloo ja mineviku tundmine aitab meil paremini mõista olevikku ja ennustada tulevikku, lisaks sellele on ajalugu ja mütoloogia, mis on veel minu eriline huvi. Need on väga huvitavad. Nad on täis uskumatuid lugusid ja juhtumisi, mis ei ole põnevuselt võrreldavad mitte ühegi kaasaegse autori fantaasiaga. Ja see on kõik päris elu ja see on kõik juhtunud siin meie maal ja meie esivanematega. Kuidas me saame siis minevikku vaadata? Lugusid muinasajast jutustavad meile arheoloogilised leiud ja suuline pärand, laulud ja müüdid. Siin te näete ühte minu joonistatud kaarti. See ja mõned pildid siin veel on tehtud paar aastat tagasi minu poolt Saula viikingite külale, mis asub Tallinna lähedal. Ja need on seal üleval. Nendega sai nähtud päris palju tööd ja vaeva, nii et ma kasutan neid ka siin. Et see on nüüd selline hea kaart muinas Eestist ja selle lähialadest. Ja siin on siis näidatud eelkõige muinasaegset veeteed. Muinasaegne maailm erines väga palju meie omast ja muinas Eesti jagunes kaheks võrdlemisi eraldiseisvaks kultuurialaks, Ranna-Eestiks ja Sise-Eestiks.
et Ranna-Eesti elanikel olid väga tihedad sidemed Skandinaavia ja Soomega, aga Sise-Eesti elanikel soome-ugri kultuuriruumiga, mis ulatus siit Peipsi järve ümbrusest kuni Volga jõeni siin kaugel idas. Ja nende kahe ala vahele jäid suured metsad ja rabad, Soomaa ja Alutaguse, mis olid muinasajal maismaateede puudumisel praktiliselt läbimatud. Vesi seevastu ei olnud muinasajal erinevate kultuuride lahutaja, vaid hoopis liitis neid ja Eesti rannarahval näiteks oli palju lihtsam sõita laevaga Rootsi, kui matkata läbi metsiku sisemaa siia kuhugi Lõuna-Eestisse. Ja sellepärast olid need muinasaegsed kultuurid, mis üks kultuur elas siin rannikualadel ja saartel ja teine, mis elas siin sisemaal ja Peipsi järve ümbruses, nad olid üsna erinevad ja nad väga palju ei puutunud teineteisega kokku. Et ranniku eestlastel oli palju rohkem ühist nende rootslaste ja soomlastega kui lõunaeestlastega. Ja ainus veetee, siis tähtis veetee, mis ühendas neid alasid, oli siis Emajõgi. Aga selle läbimine ei olnud ka üldse mitte lihtne. Tarvatu muinaslinnus asus ainsas heas Emajõe ületamise kohas ja hiljem siis tekkiski siia linn sellepärast, et see oli põhjast lõunasse suunduva maismaatee ja läänest itta suunduva veetee ühenduskoht, nii-öelda siis sillalinn. Ja kõikide vanade kaartide peal isegi veel suht hilisel ajal, 18–19 sajand, kulgeb see Emajõe veetee otse Pärnust otse Peipsini ühes jutis. Et tegelikkuses ta nii lihtne ühes jutis läbitav ei olnud, et siin olid vahepeal Soomaa ja vesiluhad ja paate tuli korduvalt üle kuiva vedada ühe jõe pealt teise peale, et see oli paras seiklemine ja selleks pidi olema kindlasti väga palju kogemusi ja pidi tundma seda teed ja neid olusid, et seda üldse läbida. Ranna-Eesti kuulus siis niisiis muinaspõhja kultuuriruumi, mille sisemeri oli Läänemeri. See Läänemeri oligi siis selle muinaspõhja kultuuri sisemeri ja kõik, mis siin ümber siis Eesti rannikualad, Kuramaa, Rootsi rannikualad, Gotland, Saaremaa, kõik see oli selle Põhjala kultuuriruumi osad. Ja Põhja-Eesti tähtsamaks keskuseks oli Iru linnus sajandeid. Skandinaavia maade kultuurid on mõjutanud Eesti randasid juba varasest pronksiajast. Põhja-Eestis Saaremaal puhkavad kivikirstudes muistsete eestlaste esimesed kuningad ja ainsana kõikidest maailma keeltest esineb eesti keeles puhas protogermaani keelne sõna kuningas, mis tähendab, et see tõenäoliselt pärineb juba vanemast pronksiajast. Põhja-Eesti rannarahval oli muidugi ka tihedat läbikäimist Soomega ja seda maailma peegeldab hästi eepos Kalevala, mille autoriks on Elias Lönnrot. Ja tema ammutas suure hulga materjali Kalevala kirjutamiseks ka Eestist. Mul on siin üks
päris ilus Kalevala köide, võite pärast vaadata. see on välja antud aastal 1958 ja siin on Akseli Kallen Kallela joonistatud illustratsioonid ja vinjetid. ja Lennart Meri oma filmis Kaleva hääled ütleb, et müütilisel ajal elasid Põhja-Euroopas vägevad kalevid. Väinamöinen, Ilmarinen, Kullervo ja teised olid Kalevite pojad. Sangarite kodupaika kutsuti Kalevalaks. see on nüüdne Eesti, Soome ja Karjala. kui Läänemeri oli muinaspõhja rannakultuuri sisemeri, siis Saaremaa asub selle keskel. vaatame seda kaarti uuesti. see on nüüd siis see muinaspõhja kultuuriruumi sisemeri ja Saaremaa on siin üsna siin keskel. ja saarlastel olid muinasajal tihedad suhted ka Kuramaa ja Väina liivlastega selle alaga ja samuti rootslaste ja taanlastega. taanlased elasid nüüd muinasajal siin Rootsi kaguosas. ja viikingiaja koidikul muutus suhtlus Skandinaaviaga Eesti rannarahva jaoks peamiseks. eriti tihedad suhted olid Ojamaa ehk Gotlandiga, nagu te näete, siis Saaremaa ja Ojamaa vahe on väga väike. nüüd muinasaegne Saaremaa ise kujutas endast mitte sellist ühte saart, nagu ta tänapäeval on, vaid pigem, kuna veetase oli kõrgem, siis pigem sellist sopilist väikesaarte arhipelaagi. ja Sõrve saar oli ka täiesti omaette saar, mida eraldas Saaremaast kitsas Salme väin, kus on siis tänapäeval Salme jõgi. ja just see Salme väin oli idapoolse Läänemere väravaks. et tõenäoliselt just siit, et kes Gotlandilt tulid siis või kuskilt lääne poolt, tõenäoliselt sõitsid just läbi selle Salme väina, sest see oli kõige otsesem ja ohutum veetee siia Kuramaale ja Liivi lahele. et need, kes on ise ajalooliste laevadega sõitnud eksperimentaalarheoloogia käigus seda piirkonda, ütlevad, et siit Kura kurgus on väga salalikud veed ja et keegi ei taha sealt väga läbi sõita. et tõenäoliselt oli siis see Salme väin just selline kõige parem koht sõitmiseks. nüüd Saaremaalt Salme külast on leitud uhked laevamatused mõistjate üliksõdalastega. Need pärinevad 8. sajandi esimesest poolest ehk siis enam kui 1000 aastat tagasi. ja suurem Salmelt leitud laev on Läänemere vanim teadaolev purjelaev, mis on üldse leitud. ja samuti pole mitte kusagilt leitud nii palju eelviikingiaegseid sõdalasi üheskoos. et nendest salmeleidudest oli väga hea näitus, see oli Kuressaare muuseumis ja hiljem Lennusadamas. mul on selle näituse siin tutvustav raamat, võite pärast tulla vaadata. ja siit me võime lugeda, et mis on salmeleiu puhul eriti oluline, on see, et salmeleid võib nihutada viikingi aja ametliku alguse poole sajandi võrra varasemaks, kui seda on seni arvestatud.
kokkuleppeliselt peetakse viikingaja alguseks aastat 739, mil Norra viikingid rüüstasid Inglismaal Lindisfarni kloostrit. Ja sellele eelnevat perioodi 6.–8. sajandini, kuhu kuuluvad ka salmelaevamatused, nimetatakse Eestis eelviikingi ajaks. salmelaevamatused on otseseks tõestuseks, et Skandinaavia meresõdalased tegid relvastatud retki Läänemere idarannikule juba enne 8. sajandi lõppu. Et nendest salmelaevadest võiksin väga pikalt rääkida, ma ei hakka nendest täna väga palju pikemalt rääkima, sest selle peale kuluks meil mitu tundi. Selle asemel ma loen teile ühte teist raamatut veel, mis on Rahvaste rännuaeg, eelviikingaeg, viikingaeg Eestis, Andrest Vauri. Ja liigume siis edasi nüüd siis selle Lõuna-Eesti kultuuriruumi poole siia. Lõuna-Eesti ja Vana-Võromaa, mis on siis teiseks Muinas-Eesti peamiseks kultuurialaks, ehk siis Sise-Eesti, ja mis kuulus suurde kultuuriareaali, mis ulatus siit Peipsiäärest kuni Volga ülemjooksuni. Siit raamatust loeme selle kohta. Lõuna ehk Sise-Eesti moodustas kuni viikingaja lõpuni kultuuriliselt suhteliselt ühtse piirkonna, mis hõlmas ajaloolise Viljandimaa, Tartumaa ning Võrumaa kuni Kääbaste leviku alani. See piirkond, eelkõige Haanja, Otepää, Karula ja Sakala kõrgustikud ning Vooremaa on künkliku ja liigestatud maastikuga. Ilmastikulised ja maastikulised tingimused põlluharimiseks ei olnud Sise-Eestis nii soodsad kui rannikupiirkonnas. Jaht ja kalastus omasid siin veel viikingi ajal elatuse hankimisel suuremat osatähtsust kui Lääne- ja Põhja-Eestis. Üks teine raamat veel, Valter Lang, Läänemere-Soome tulemised. Kirjutab ka Lõuna-Eestist ja märgib ära, et Lõuna-Eesti keel on kõikidest teistest Läänemere-Soome keeltest arhailisem. Millalgi üle 3000 aasta tagasi, umbes 12. sajandil enne meie aega, hakkasid mõned Moskva ja Oka jõgede vahel elanud Lääne-Uureli hõimud liikuma Dnepri ülemjooksule, sealt edasi Väinale ning siis juba Väina jõge pidi Läänemere poole. Et Lääne-Uureli hõimud siis siit Dnepri, siit tulid siit Moskva poolt, siit mööda Dnepri jõge, siit läksid üle Kuiva ja siis mööda Väina jõge jõudsid siis Läänemere äärde. Sisserändajate kõige esimesed seni teadaolevad asulakohad Eestis valiti küttidele, kalastajatele iseloomulikult suuremate veekogude lähedusse: Altküla, Akali, Mõisaküla, Mähkli, Karula, hoidudes eemale rannikuvööndi germaanikeelsetest põlluharijatest. Et kui siin Põhja-Eestis siis elasid tol ajal endiselt need nii-öelda muistsed kuningad kivikirstutes, kui te teate neid kivikirstkalmeid, mis seal Rebala kandis asuvad vanemast pronksiajast, et Lang väidab, et see oligi germaanikeelne asustus ja et just nende keelest pärineb siis see sõna kuningas näiteks, et nemad elasid siin ja harisid põldu. Ja siis need Lääne-Uureli hõimud siis tulid siit
mööda Väinajõge ja võib-olla siit mööda seda Issa jõge ja asusid siis siia Lõuna-Eestisse ja ei puutunud väga palju nende Põhja-Eestis elavate germaani rahvasvõimudega kokku. Mõned sajandid hiljem saabunud Läänemere-soomlaste põhiline laine liikus aga edasi mööda Väinajõge Läänemere rannikule Põhja-Eestisse, Soome randadele ja Rootsi. Siis nüüd noorema pronksiaja alguses siis tuli uus laine siit jälle mööda seda Dneprit ja Väinat. Nemad ei olnud siis enam kütid ja korilased, nemad olid juba kindlustatud asulates elavad inimesed, kes tegelesid muuhulgas pronksi valamisega. Ja jõudsid siis, see rännak ei toimunud kiiresti, see toimus sajandite jooksul. Ja nad jõudsid lõpuks siis siia Läänemere äärde ja asusid ka Saaremaale ja Põhja-Eestisse siis elama nende varem siin elanud hõimude külje alla. Ja jõudsid välja isegi Soome ja Rootsi, et neid noorema pronksiaja kindlustatud asulaid sama tüüpi nagu Eestis on leitud ka siit Rootsi rannikult. Ja Alg-Läänemere soome keele tuumikalaks kujunes muistne Virumaa, kust üle kogu Eesti laiali levinud rannikumurdest arenesid välja kõik teised Läänemere soome keeled peale Lõuna-Eesti. Et Valter Lang siis väidab, et just Virumaal kujunes välja Läänemere soome algkeel ja siit siis liikus see edasi. Sellest pärineb soome keel, karjala keel, kõik vepsa, vadja, liivi, kõik Läänemere soome keeled, välja arvatud siis Lõuna-Eesti keel, mis on vanem, mis on sellest esimese sisserännaku nende küttide korilaste ajast. Ja Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti vahele kujunes kultuuripiir umbes Emajõe liinil, sellest põhja pool looduslikult raskesti läbitavas vööndis. Et ühesõnaga, kui siit Virumaalt seda nimetatakse siis nüüd tarandkalmete kultuuriks, siis oli meie ajaarvamise esimesed sajandid. Ja see tarandkalmete põlluharijate kultuur hakkas siit järjest lõuna poole liikuma ja koos sellega siis liikus ka see Läänemere soome algkeel, siis kuhugi siia Emajõe soode kanti ta jäi toppama, et kuna alad olid niivõrd läbipääsmatud, siis siit edasi ta ei liikunud ja need alad, mis siis jäid siit Emajõest lõuna poole, sinna see Läänemere soome algkeel ja siis see tarandkalmete kultuur ei jõudnud. Ja sellepärast jäigi Lõuna-Eesti siis nii-öelda kultuurilisse keelelisse isolatsiooni ja see keel on siin püsinud siis muutumatuna umbes 3000 aastat. See piir, mis ajapikku ainult tugevnes, muutus filtriks, mis ei lasknud enam läbi keele ja kultuuri muutusi, näiteks lõuna poolt saadud uusi Balti laene. Seetõttu ei võtnudki Läänemere keele lõunarühm enam osa Põhja-Eesti arengust. Et ka need Balti mõjutused siis siit lõuna poolt põhja poole ei liikunud, et see jäi selliseks piiriks. Kui Eesti rannikualade asukaid on läbi ajaloo tuntud estide või estidena, siis Skandinaavia saagades või juba Rooma kirjameeste ajast, siis Kagu-Eesti elanike kohta on kasutatud nimetust džuudid. Ja juba Rooma ajalookirjutaja Jordanes mainib 6. sajandil oma kirjatöös sellenimelist rahvast. Kes need džuudid siis olid?
et juudide nimetuse tähenduseks on pakutud slaavikeelset sõna võõras. Ma ei kujuta ette, kui pädev see teooria on. Et algselt võis see tähistada kõiki soome-ugri rahvaid, kelle keelest slaavlased aru ei saanud, aga alates 11. sajandist mõeldi Vanavene kroonikatest juudide all juba kindlasti eestlaseid. Nii, kas te soovite teha väikest vaheaega või paneme juudidega edasi? Paneme edasi. Nüüd põikame hetkeks ajaloost natuke kaugemale mütoloogiasse ja vaatame huvitavat mõtteainet, mida pakub meile komi mütoloogia. Nimetuse juudid tähenduse ja päritolu kohta. Komid on soome-ugri rahvas, kelle asuala jääb Uurali mägedest läände. Et siis enne Uurali mägesid, kui siitpoolt minema hakata, seal elavad komid ehk permlased. Ja nende mütoloogias on juudid hästi sagedased tegelased, aga need ei ole mitte inimesed, vaid sellised mütoloogilised tegelased. Ja erinevates pärimuslugudes või kontekstides võib nimetuse juud tähendus varieeruda. See võib tähistada komide asualadel elanud müütilisi muinasolendeid, paganlikke esivanemaid, eelkristlikke komivägilasi, muidu paganausulisi või röövleid või lihtsalt võõraid inimesi. Ühesõnaga keegi, kes ei ole kohalik ja oma. Ühes versioonis mõistetakse juudina maa eelasukat, kes inimeste tulekuga kadus. Need juudid olid väikesed mustad olendid, karvased ja seajalgadega, nagu meie härjapõlvlased või midagi sellist. Ja juudide maailm, mis oli olemas siis enne inimeste maailma loomise aegadel, oli väga lapik ja taevas asus seal nii madalal, et seda võis käega puudutada, et taevas ja maa puutusid peaaegu kokku. Ja selles maailmas valitses omamoodi kuldne ajastu ehk paradiislik heaolu. Seal kasvasid ebaloomuliku suurusega viljapead iseenesest, juudi lapsed kõndisid ja rääkisid sünnist saadik ja kõik oli üldse väga hästi ja midagi halba ei olnud. Kuid aja jooksul need müütilised kääbusjuudid demoniseerusid ning muutusid osaks tumedatest jõududest. Ilmselt siis ka kristliku kultuuri mõjutusel ja abil muutusid need vanad paganlikud tegelased sellisteks pahadeks. Ja komide ettekujutuste kohaselt on selline demoniseerunud juud kuri vaim, kes elab pimedates kohtades, mahajäetud majades, saunas, rehes, keldris, metsas, vees ja mujal. Nüüd jälle hoopis teises tähenduses võisid juudid olla sellised Kalevipoja taolised muistse pagana ja vägimehed, kes paistsid silma sõjakuse, kõrge kasvu ja haruldase tugevuse poolest. Neid kujutatakse pikkade tugevate inimestena, kes ei osanud veel põldu harida, kuid olid juba kursis loomakasvatusega. Nad olid mitmete asunduste ja linnade rajajad. Kui saabus kristlik ajajärk, muutusid juudi vägilased kivideks või maitsid ennast maa alla. Et sellised muistsed hiiud. Esimeses versioonis nad olid hästi väikesed ja karvased ja teises versioonis siis just hästi ebaloomulikult suured.
nüüd kolmandas tähenduses võivad komid juude seostada ka üldisemalt võõra rahva, röövlite või nõidadega. Juudi röövlid peitnud kokku riisutud kulla nõiutud paikadesse metsasügavuses või kaevudesse. Ümber piiratud juudi röövlid matnud end koos kullaga. Et kuna nüüd seal nendel komidel ja permlastel on siin nüüd nii rikkalik mütoloogiline pärand nende juudide kohta, siis see paneb mind sügavalt isiklikult kahtlema selles teoorias, et see sõna juud ja üldse need tegelased, et need on kuidagi slaavlastega seotud. Et jah, et me teame seda nimetust põhiliselt Vana-Vene kroonikatest, aga arvestades seda niivõrd rikkalikku esinemist, juudide esinemist seal soome-ugri mütoloogias, komide juures, siis ma pigem oletaksin, et need juudid olid algselt soome-ugri päritolu tegelased, slaavlased siis laenasid selle nimetuse sealt, et miks nad siis hakkasid soome-ugrilasi juudideks nimetama. Juudid olid mingid sellised päris hirmuäratavad tegelased, et ju nad siis kartsid meid. Aga tulles nüüd tagasi ajalooliste juudide juurde, vaatame sellist raamatut nagu Mauri Kiutsoo Viikingaja aarded Eestist. Ja tema kirjutab siis juudide kohta nii. Ajaloolaste arvates võib juude seostada 6.–9. sajandini, mis on siis viikingaja algus, Kagu-Eestis levinud liivakääbastega, kuhu on maetud põletatud surnuid. Kääpaid leidub kõikjal ümber Peipsi ja Pihkva järve, kõige rohkem Pihkva järve läänekaldal. Enamik kääbastikest asetseb suuremate jõgede lähedal Ahja, Võhandu, Piusa. Eesti suurim kääbastik on Obinitsas. Muinasajal ei olnud Pihkva ja Peipsi järv poliitiliseks ega etniliseks piiriks ning mõlemal pool vett elasid Läänemere soomlased. Veeteed ei olnud muinasajal eri alade lahutajad, vaid hoopis liitsid neid. Ühesõnaga siis juudide nende kääbaskalmete rajajate kultuur asus siis ümber Peipsi järve. Vaatame, mis see Mauri kirjutab selle kääbaskultuuride kohta. Kagu-Eesti kääbaste hulgas leiduvad vaadeldava kalmetüübi vanimad esindajad, mis näitab, et põletusmatustega kääpad on kujunenud just siin Kagu-Eestis ja Pihkvamaal. Ühtlasi järeldub sellest, et põletusmatustega kääpaid ei rajanud mitte slaavlastest sisserändajad, nagu väidavad mitmed vene arheoloogid, vaid kohalik rahvastik. Et siin on siis ka raamatus näiteks üks kaart, kus on siis märgitud ära nende kääbaste asukohad. On näha siis, et nad asuvad just iseäranis ringiratast siin ümber selle Pihkva järve kõige rohkem. Nüüd kõige vanemad Araabia hõbemündid Eestist on leitud Rõuge linnusasula kohast ja need pärinevad 8.–9. sajandist. Siin on siis ka pildilt näha need Araabia hõbemündid, mis on Eesti kõige vanem viikingiaegne hõbedaleid. Et Vauri kirjutab selle kohta
et muistsetel džuudidel ehk lõunaeestlastel olid tihedad kaubandussidemed lõunapoolsete aladega. Viikingi ajal võis Kagu- ja Ida-Eesti ülikonna oluliseks sissetulekuallikaks olla kauplemine karusnahkadega, eelkõige kopranahkadega. Mul on ka üks kopranahk seal, võite pärast katsuda, milline see on. See mõnus sihuke pehme ja veekindel nahk, et vot selliste nahkadega kaubeldes siis läksid need Lõuna-Eesti pered siin rikkaks tol ajal. Lõuna-Eesti oli eelviikingi ja viikingi ajal linnuste ja linnusasula komplekside poolest rikkaim kui Põhja-Eesti. Kõige tihedamalt oli linnuseid ja asulaid ajaloolisel Lõuna-Tartumaal. Raamatust veel viikingi aja aarded Eestist. Rõuge linnamäelt on leitud ka suures koguses kopraluid. Kagu-Eesti ülikonna jaoks võiski peamiseks sissetulekuallikaks olla kopranahkadega kauplemine. Tõenäoliselt asus Rõugel muistne kaubakeskus, mida juhtis linnuses elanud kohalik ülikupere. Rõuge linnusasulat ühendas Pihkva järvega veetee. Laiemas plaanis võib kõnelda lausa džuudi maffiast, kes oli enda kätte haaranud tulusa kopra äri. Koha peal külluses leiduvate nahkade vahetamine Araabia maadest pärit hõbevalge vastu. Et kopranahad olid siis see kaup, mis tegi viikingi aja alguses Lõuna-Eesti rahva rikkaks. Siin on nüüd jälle üks minu poolt Viikingite külale tehtud selline stend, mis räägib siis eestlaste esimesest vabadusvõitlusest. Nüüd eestlaste esimene vabadusvõitlus on ülimalt tähtis sündmus, mida millegipärast koolis ei räägita. Et väga palju räägitakse sellest 13. sajandi vabadusvõitlusest, mille me kaotasime ja halatakse selle üle, aga sellest 11. sajandi vabadusvõitlusest, mille me võitsime, nagu millegipärast väga ei räägita. Ja lugu siis selline, et nagu ka meil praegu ei olnud muistsetel džuudidel paraku ühe teatud kindla naabriga väga vedanud. Ja viikingi aja alguses alustas idakaarest veeremist Rootsi ehk Russi varjaagide ja slaavlaste sõjavanker. Et olid siis asunud siia elama slaavi võimud siia Ilmeni järve äärde ja neid valitsesid ja juhtisid siis Rootsist pärit viikingitest kuningad ehk russid ehk rootslased. Ja aastal 882 vallutas Rootsi juurtega Novgorodi vürst Oleg idaslaavlaste keskuse Kiievi. Seal kuulutas ta end suurvürstiks ja Vana-Vene riik oligi sündinud. Tänapäeva Venemaa loodealad olid aga endiselt asustatud Läänemere-Soome rahvastega, vepslaste, merjalaste ja džuudidega. Esialgu said need Kiievi vürstid ja džuudid omavahel päris hästi läbi. Et loomulikult on Vene ajaloolased need džuudid sealt ajalooraamatutest väga hoolikalt kustutanud, aga tegelikult moodustati Vana-Vene riik siis kolme rahva, slaavlaste, džuudide ja rootslaste ühisjõududega. Ja Vana-Vene kroonikates on džuudid ja vepslased ühed kõige enam mainitud rahvaks. Džuudid olid kaasas Vene vürstide kuulsusrikastel sõjaretkedel Kiievisse ning Konstantinoopoli alla ja etendasid väga tähtsat osat Novgorodi sünniloos.
10. sajandi lõpul juhtus aga, et Kiievi suurvürst Vladimir võttis naiseks Konstantinoopoli keisriõe ja astus ristiusku. Ja Vana-Vene alade Soome-sugu hõimud ristiti hulga kaupa ja väga vägivaldselt. Ja sealt peale Kiievi vürstide ja džuudide ühiseid sõjaretki enam ei mainita, et ilmselt selline sundusustamine neile džuudidele ei meeldinud. Vana-Vene letopis kirjutab: aastal 1030 läks Kiievi suurvürst Jaroslav tark džuudide peale, võitis nad ja rajas Jurjevi linnuse. Vaat see aasta 1030 on nüüd siis see nii-öelda Tartu esmamainimine, mis kõik teavad, et see on Tartu esmamainimine ja Tartu linna piiris on isegi see suur silt seal 1030 ja aga kui hakkad inimeste käest küsima, et mis see oli siis see 1030, siis keegi ei tea. Vaat see on täpselt see lugu. Aga selle Tartu linna või Jurjevi linna rajamisega nüüd muidugi see on selline nagu propagandajutt, et arheoloogilistest materjalidest on teada, et eestlaste muinaslinnus oli Tartu tähetorni kohal selleks ajaks juba mitu sajandit seisnud ja linnuse rajamine venelaste poolt tähendab siis pigem selle vallutamist ja taaskindlustamist. Ja ilmselt oli sellel suurvürstil olid siis mingid suuremad plaanid ja tal oli kava liita Eesti alad oma riigiga, Vana-Vene riigiga, sest tavapärase rüüstamise ja lahkumise asemel jäädi Tartusse paigale ja üritati suuremat edasitungi. Et siin on siis näha nüüd, et kuidas need venelaste sõjaretked siis siin toimusid Tartusse ja siis Tartust edasi Sise-Eesti poole. Et paar korda said edasi sisemaale tunginud venelaste väed eestlaste käest kõvasti lüüa. Näiteks aastal 1054, kui nad üritasid tungida, löödi tagasi. Lõpuks tuli aga uus Kiievi suurvürst Isjaslav ise sõjaretkele ja vallutas Kiava linnuse. Kiava linnus siis siin. See oli väga tähtis piirkond, siin asuvad Varbola ja Raikküla ja sellised tähtsad kohad. Ja aasta 1060 suvel siis tungis noor suurvürst Isjaslav veel kaugemale edasi Läänemaale ja läks Andamit nõudma Sossolitelt, nagu Vana-Vene kroonikates kirjas Sossolitelt. Ma nüüd ei tea, kes need Sossolid täpselt olid, rannaeestlased või saarlased. Näiteks Skandinaavia saagades nimetatakse Saaremaad Eisüslaks, et võib-olla need Sossolid olid siis saarlased, läänlased. Aga ilmselgelt oli see siis vürsti poolt väga suur viga, sest kevadel kogusid Sossolid suure eestlaste väe, tulid Tartu alla ja vallutasid selle tagasi. Oli siis aastal umbes 1061 ja nad põletasid kiievlaste linnuse Tartus maha ja jõudsid vastase jälitamisel Pihkvani. Ja seal kandsid pihkvalased ja novgorodlased ränki kaotusi. Kroonikas mainitakse 1000 langenud venelast, et Vana-Vene kroonikad on oma kaotuste kirjeldamisel väga tagasihoidlikud ja see, et nad tunnistavad nii suurt kaotust, tähendab, et see oli ikka nende jaoks katastroof. Ja sellega oligi vaenlane võidetud ja Eesti jäi sel ajal ristimata.
nüüd sellele sõjale järgnenud aastate jooksul Vana-Vene riik hoopis nõrgenes ja lagunes ja algas eestlaste ja teiste Läänemere idakalda rahvaste kuldaeg või õigemini hõbeaeg. Ja 11–12 sajand on aeg, millest on Eestis teada enam kui 80 Gotlandi hõbemüntidest koosnevat aaret, mida on kordades rohkem kui üheltki teiselt Läänemere maalt samal ajal. Ühesõnaga 11–12 sajand olid siis eestlased kõige rikkam rahvas siin Läänemere ääres ja tõenäoliselt just tänu sellele suurele võidule, mis nad siis saavutasid. Ühte raamatut lugeda, ma olen selle kaotanud kuhugi. Edgar Valter Saks, Eesti viikingid, kirjutab siis selle eestlaste esimese vabadusvõitluse kohta järgmiselt. Neid sündmuseid on nimetatud ka eestlaste esimeseks vabadusvõitluseks, mille eestlased võitsid ja vaid tänu sellele eestlastel väga suurele pingutusele on meil täna Eesti, mitte Läänemere randadeni ulatuvad põlised Vene alad. Ja Saks siis kirjutab, et Tarbatu linnuse tagasivõtmist võib lugeda ka kaugele ulatuva ajaloolise tähtsusega sündmuseks, mis purustas Bütsanti kiriku rünnakukiilu ja määras Baltimaade hilisema kuulumise Lääne-Euroopa kultuuripiirkonda. Nii et me peaksime väga rõõmsad olema, et eestlased sellise pingutuse ette võtsid ja vaenlase siit eemal hoidsid tookord. Et paraku aga kordab ajaring ennast aina uuesti ja uuesti ja lugematu arv kordi on slaavi sõjamasin meie kodumaast üle veerenud ja nüüd on ta paraku taaskord siiapoole teel. Ja kas see üllatab meid, neid, kes tunnevad ajalugu ja on vaadanud minevikku, kellel on mälu, sajandite pikkune mälu, siis neid kindlasti mitte. Vana-Vene riik sai oma alguse Kiievist, Ukrainast ja peale Kiievi vallutamist oli kord džuudide käes. Tookord õnnestus meil vaenlast võita. Loodame, et seekord Kiiev siiski ei lange ja järjekord meieni ei jõua, sest kahjuks ei ole sõjas kunagi võitjaid, liiga paljud peavad surema. Ja ongi siis veel üks põhjus, miks me võiksime ajalugu tunda, on see, et tundes ajalugu ja mäletades minevikku, austame oma esivanemaid, austame neid, kes on andnud oma elu võitluses selle eest, et meie võiksime praegu elada. Vabadus ei ole iseenesestmõistetav ega tasuta väärtus, isegi elu ei ole seda ja ellujäämise eest siin maailmas tuleb võidelda. Meie esivanemad on aastatuhandeid võidelnud selle eest, et meie võiksime praegu elada ja elada vabadena. Et mäletagem neid vapraid mehi ja naisi. Jah.